Nii, lugupeetavad komisjoni liikmed, ma avan meie koosoleku, et arutada kõrghariduse rahastamise probleemi kontekstis, et rektorite nõukogu on teinud pöördumise nii valitsuse kui parlamendi poole seoses varasematest kokkulepetest taganemisega valitsuse poolt rahastamise pikaajalise perspektiivi osas. Ning haridusministeerium on ka viimasel ajal teada andnud võimalikest muudatustest siis rahastamiskavades. Ja samal ajal on käimas ka halduslepingute läbirääkimised ülikoolide ja ministeeriumi vahel. Ja see kindlasti puudutab rahalist perspektiivi nii kõrgharidusele kui ka eelarvele. Ja sellega seoses siis oleme kutsunud haridusminister Kristina Kallase, kes eile teatas, et ta siiski osaleda ei saa koosolekul, ning samuti siis osalevad Teadusministeeriumi kõrghariduse valdkonna juht proua Kristi Raudmäe ja rektorite nõukogu esindajad, nõukogu esimees härra Tiit Land, peasekretär rektorite nõukogult proua Hanna Kanep ja ma näen ka, et Muusikaakadeemia rektor härra Ivari Ilja. Ja ma annaksingi kõigepealt sõna siis endapoolse käsitluse esitamisest, kaugel on või halduslepingute läbirääkimine ja omapoolse kommentaariga, mis siis tingis selle varasemast kokkuleppest taganemise valitsuse vaates. Kõigepealt ministeeriumi esindajale proua Kristi Raudmäele, palun. Tere hommikust. Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt alustaksin sellest, et ütleksin, et tõepoolest sellises ulatuses, nagu eelmisi halduslepinguid kokku sai lepitud, ehk 15% tõus iga aastaselt ei ole kahjuks kõrghariduse tegevustoetust olnud võimalik tõsta. Kuid samas tuleb ikkagi öelda, et erinevalt mitmetest muudest valdkondadest on kõrghariduseni siiski jõudnud oluline kasv kõrghariduse rahastamisel. Tegevustoetuse kasv 15% ulatuses oli tagatud esimesel 2 aastal, järgnevatel aastatel on see olnud mõnevõrra väiksem, vastavalt 13% ja 11% nagu sellel aastal, aga see 11% käesoleval aastal tähendab kõrgkoolidele eelarvesse kokku ligikaudu 30 miljonit eurot. Samal ajal on tõusnud ka mitmed muud toetused, mida kõrgkoolid on saanud õppetegevuse läbiviimiseks. Saame siin rääkida nii õpetajakoolituse õppekohtade lisarahastamisest. Märkimisväärselt jõuab kõrgkoolide eelarvesse doktoriõppereformi tulemusel lisarahastus, mis siis rahastab nooremteadurite õppekohti kõrgkoolides. Ja Haridus- ja Teadusminister on lubanud, et käesoleva aasta eelarve läbirääkimistel võetakse arutluse alla nii see puudulev osa, mis siis hetkel RES-is on planeeritud järgmiseks aastaks, ehk siis seoses kaitsekulude kärpega on praegu riigieelarve strateegia järgi 6 miljoni eurone kärbe ootamas kõrgkooli järgmisel aastal, kuid seda sooviks riigieelarve läbirääkimistel minister arutada. Ning samuti oleme me Haridus- ja Teadusministeeriumis kokku panemas rahastusplaani 27+ aastateks, kui kõrgharidusõppesse jõuab märkimisväärselt suurem osa keskhariduse lõpetajaid, keda peaks eelkõige õpetama suurema tööjõuvajadusega valdkondades, ehk siis seal, kus see puudujääk on kõige suurem. Me räägime siin inseneeria valdkondadest, jätkuvalt hariduse valdkonnast, tervishoiu valdkondadest ja see nõuab kindlasti lisarahastust. Ja halduslepingute läbirääkimised kõrgkoolidega jätkuvalt käivad, me oleme nendega pidevas suhtluses ja kohtume ning kui jätta kõrvale rahastamist puudutavad küsimused, siis enamustes muudes küsimustes oleme kõrgkoolidega jõudnud üksmeelele. Peamine siis ongi see rahastamise perspektiivi küsimus. Aitäh teile. Ma annaksin nüüd sõna rektorite nõukogu esimehele, Tallinna Tehnikaülikooli rektorile härra Tiit Landile. Palun. Ja aitäh, lugupeetud komisjoni esimees ja komisjoni liikmed, et see täiendaks, mida Kristi Raudmäe äsja rääkis, et see
kõik faktiliselt peab paika, küll aga rektorite nõukogu ülikoolide seisukohalt ei ole tegemist, ütleme see 15% tõus, mis oli kokku lepitud 2022. aastal, pidi 4 aastat kestma, see ei olnud nagu täiendav raha või lisaraha. See tegemist oli siis nii-öelda varasema, nimetame otsa nagu alarahastuse sellise nagu vajaku täitmisega, kus kõikidel osapooltel oli nii-öelda kokkulepe, et see vajak on selline. Ja reaalselt on, jah, see on tõsi, et raha on tulnud juurde, aga see raha oligi ennekõike selleks, et maksta õppejõududele sellist palka, et nad, ütleme, töölt ära ei läheks, et nad ei saaks vähem palka kui üldhariduskoolide õpetajad. See olukord on praegu ikka väga pingeline ja reaalselt on ka veel tänane kõrghariduse rahastus samal tasemel, ütleme vääringus, samas vääringus, mis oli aastal 2010 või 2011, see on nagu reaalsus. Et tõsi sellega, et kui kärped olid siis 25 ja 26, siis ülikoolid olid nende kärbetega nõustusid, kuna nagu kõiki valdkondi kärbiti peale kaitsevaldkonna. Küll aga oli ülikoolidel arusaamine nende läbirääkimiste käigus, et kui majandus hakkab kasvama, siis ütleme siis nagu see kärbitud raha nagu ikkagi nagu lisatakse juurde, mida pole tänaseks päevaks toimunud. Võib-olla veel lisan juurde, et lisaks sellele, et seda 15% tõusu kärbiti siis 2 aastal järjest, siis ka samal ajal kärbiti veel ütleme nagu sihttoetusi, mis olid nagu nõndanimetatud sildiga rahad, näiteks tudengite tulemusstipendiumid, teadusraamatukogude toetused, regionaalsed kolledžid ja ka doktoriõppe tulemustasud, et need tegelikult, mis ülikoolid ise siis olemasoleva eelarve piires siis suures osas, ütleme, võtsid oma kuludesse. Aga ma arvan, et oluline on praegu võib-olla nagu ka rohkem see, et kuidas edasi minna, et nagu Kristi Raudmäe ütles, siis 2027. aastast on riigi eelarvestrateegias, ütleme, nominaalne langus kõrghariduse tegevustoetuse real. See on nagu see ka praegu halduslepingute läbirääkimiste käigus kõige teravam küsimus, sest nagu me teame kõik, siis praegu 4 aastal järjest suureneb gümnaasiumi lõpetajate arv, kellest siis omakorda ütleme siis päris märkimisväärne osa tuleb ka ülikoolidesse, riigil on strateegiad 45% 25–34 aastastest oleksid kõrgharidusega. Ja ütleme, see hinnanguliselt tuleb juurde kuni 1000 õppurit aastas, arvuliselt on need suured numbrid, aastal 2030 üle 12 000 nagu võtta, et kui kaua nad õpivad. Ja nüüd ongi see kõige problemaatilisem olukorra ongi see, et kui meil järgmisel aastal on ülikoolidel tänane teadmine on, et on tegelikult nagu nominaalne langus tegevustoetusel ja samal ajal me peaksime võtma juurde rohkem tudengeid õppima, siis see on, see on nagu, me oleme natuke nagu kahvlis ja samas ülikoolid on tegelikult võtnud juurde tudengeid, näiteks Tehnikaülikool võttis nüüd alanud käimasoleva õppeaasta alguses võttis juurde inseneeria valdkonda, mis kuulub ka nende hulka, siis kus on tööjõuturul on suur defitsiit, 30% rohkem tudengeid, ka Tartu Ülikool on ka võtnud arstiõppesse on kohti juurde loonud ja õpetaja koolitus on rohkem juurde võtta, tõsi kui õpetaja koolitus on tõepoolest ka eraldi sihtrahastus, aga ikka suur pilt on see, et on täna nagu teadmatus järgmise aasta riigieelarve osas, mis puudutab kõrghariduse tegevustoetust. Ja nüüd, kui me läheme vastu suve lõpus, suve alguses, kui hakkame tudengeid vastu võtma, siis on keeruline olukord, et kui palju me ülikoolid julgevad vastuvõttu suurendada. Veel kord, et tegemist on olukorras meile teadmine, et meie rahastus tegelikult langeb tulevikus. Et natuke selline patiseis või natuke nagu kahvlis. Aitäh, ma annaksin nüüd sõna rektor härra Ivar Iljale, kuidas teie vaatate praegust seisu ja siis ka halduslepingute sõlmimise olukorda. Ja ma olen täielikult nõus kõige sellega, mida juba Tiit Land ütles. Kõige suurem mure ongi see, mis puudutab siis seda 27. ja 28. aastat.
Ja halduslepingute osas meil niisuguseid redaktsioonilisi probleeme konkreetselt Eesti Muusika- ja Teatriakadeemial ei ole, kuna meie tegevus on suhteliselt selgelt piiritletud, aga just see mure selle tuleviku pärast, mis ei olegi väga kaugel, ongi ühine kõigile ülikoolidele ja siin me oleme nagu rektorite nõukoguga ühisel meelel, et ilma seda lahendamata on väga raske nende halduslepingutega ka edasi minna. Aga loodetavasti mingid lahendused ikkagi leitakse, nii et praegu mul rohkem midagi siia lisada ei ole. Nii, ma annaksin siis veel sõna rektorite nõukogu peasekretärile Hanna Kanepile, palun. Aitäh. Võib-olla lihtsalt täiendaksin paari mõttega, et see 2022. aastal tehtud kokkulepe, mis oli tõesti väga laiapõhjaline, arvestas tegelikult ka samal ajal seda, et üliõpilaste toetused olid seisnud ka 10 aastat samal tasemel. Et kui nüüd järgmist sellist mitmeaastast ülikoolide ja kõrgkoolide rahastamist planeerida, et siis peab taas silmas pidama, et tänaseks on juba jälle üliõpilaste stipendiumid või vajaduspõhised toetused püsinud nagu samade määradega. Et see on ilmselt kõikidele arusaadav, et keegi tegelikult 10 aasta taguse palgaga elada ei saa. Et me ei tohi ära unustada ka neid noori, kes praegu õppima tulevad. Teiseks tahaks lihtsalt välja tuua seda, et siin viimasel ajal on võib-olla ülikoolidele kaudselt või otseselt ette heidetud, et ülikoolid ei paku piisavalt lõpetajaid nendesse valdkondadesse, kus Eesti majandus ja Eesti riik ja Eesti ühiskond laiemalt lõpetajaid ootab. Et võime küll enda poolt kinnitada, et näiteks võrreldes teiste OECD riikidega on meil märkimisväärselt suurem IT-lõpetajate osakaal. Ja võime kinnitada, et kõrgharidusega inimeste rakendumine tööturul on üks Euroopa kõrgemaid. Mõistame, et näiteks tervishoid ja meditsiin konkreetsemalt on tõepoolest maha jäänud sellest ja ka võrreldes OECD riikidega, et arste on Eestis vaja ja neid on vaja rohkem õpetada, aga õpetamise kulud erinevates valdkondades on väga erinevad ja arstiõppe ja tehnika erialad on ühed kõrgema maksumusega õppekavad ülikoolides. Et seetõttu on seal ka täiendavate kohtade loomine kõige keerulisem, veterinaarmeditsiin samamoodi. Ja võib-olla veel siis korra üle rõhutada, et meil on ühiskonnas palju juttu sellest, et iive on madal, aga samas meie vastutus ikkagi nende noorte eest, kes täna gümnaasiumi lõpetavad, on täna. Et sellega tuleb tegeleda praegu, et ligipääs kõrgharidusele ei väheneks. Aitäh. Aitäh. Mul on härra Landile küsimus, et meil on praegu olukord selline, et 22. aastal rektorite nõukogu teatas seoses selle rahastamise ebakindlusega, et kui ei teki teatud rahastamismudelit, stabiilset, siis halduslepinguid ülikoolid ei sõlmi. Ja saavutati riigiga teatud rahastamisplatoo kokkulepe sellise loogikaga, et 2022. aasta vist oktoobris, novembris sõlmiti halduslepingud tsükliks siis 23 kuni 26, 3-aastaseks tsükliks. Meil on praegu uus tsükkel ja meil on tegelikult juba 26. aasta veebruari keskpaik. Et see tähendab, et halduslepinguga peaks juba olema kaetud 26 aasta 1,5 kuud, eks ole. Et milline nüüd on siis ülikoolide käsitlus, kui valitsus on nende põhjendatud, oma poolt põhjendatud loogikaga taganenud sellest varasemast kokkuleppest, et kas need halduslepingud ülikoolid kavatsevad sõlmida ja milles on või ei kavatse, et millest on tingitud siis see viibimine halduslepingute sõlmimisel juba praegu 1,5 kuud. Härra Land.
ja ma siiski julgeksin öelda, või ma julgen öelda, et ma olen kõik ülikoolid ikkagi soovivad halduslepingut sõlmida ja me soovime ikka jõuda kokkuleppele või kokkulepetele. Ma arvan, praegu ilmselt on viibimine on tingitud kõige rohkem sellest, et need läbirääkimised toimuvad kahepoolsed, iga ülikool räägib ministeeriumiga eraldi läbi, erinevatel ülikoolid on erinevad, ütleme sellist vaidlus või nagu kohad, kus on veel pole kokkulepeteni jõutud, et nad on rohkem sellepärast on nad veninud, nagu kolleeg Ivar Ilja ütles, et Muusika- ja Teatriakadeemial ei ole otseselt mingit vaidluspunkti, aga et ülikoolide seisukoht, rektorite nõukogu seisukoht on, et me soovime allkirjastada kõik koos, nii nagu me 22. aastal tegime, et allkirjastasime koos. Et ehk ma ütleksin veel kord seda, et me soovime kokkuleppeni jõuda, aga nüüd kui oli küsimus, et kas me oleme ka valmis keelduma allkirjastamisest, siis tegelikult olukord on selline, et nagu ma ütlesin, Venemaa on natukene kahvlis, et kui me ka lükkaksime isegi allkirjastamise sügisesse, siis igal juhul on juba see vastuvõtuperiood on ära toimunud, et suurem probleem ongi selles, et kui riigieelarve, järgmise aasta riigieelarve ja strateegia selgub augusti lõpus või septembri alguses, siis see meil nagu selle õppeaasta osas kuidagi ei aita. Ja pigem on küsimus see, et kuidas me läheneme selle aasta vastuvõtule, et kas me laseme ühe aasta selle noorte tõusu laseme mööda, et me ei võta rohkem tudengeid vastu, oluliselt rohkem tudengeid vastu, mis tähendab seda, et tegelikult nendele noortele ligipääsetavus või kõrgharidusele ehk sisseastumisele oluliselt kasvab, et päris kindlasti kõik, kes nagu sooviksid sisse astuda, neil ei ole võimalik, kui ülikoolid ei ava nii palju kohti. Ja jällegi, et praeguses olukorras, kus on see ajaaken, kus tööjõuturg vajab neid noori, et neid koolitada, aga me jätame ühe aasta praegu vahele, siis see on, ütleme, et ei ole ka ülikoolide poolt kuidagi vastutustundlik käitumine, et me ikkagi sooviksime, meie esmane eelistus on meie soov on see, et me jõuaksime suveks või enne suve ikkagi nagu kokkuleppele või teadmiseni, et järgmisel aastal eelarves tuleb tõus ja läbi selle me saaksime teha juuli alguses vastuvõttu. Aga veel kord, et me oleme nagu kahvlis praegu, et meid ei aita praegu lihtsalt nagu aasta edasi lükkamine või sügisese lükkamine, kui teadmatus edasi kestab. Me sooviksime ikkagi nagu selgelt nagu teadmist. Härra Ilja, on teil omapoolne täiendus või tähelepanek? Ja ma tegelikult kordan veel seda sama, et see nii-öelda ebakindlus, mis seda tulevikku siis iseloomustab juba lähiaastatel, et see ongi see nii-öelda põhjus, miks need halduslepingud praeguseks on viibinud ja on ju arusaadav, et kuna nad sõlmitakse ikkagi 3 aastaks, siis ju on ülikoolidel soov omada ka mingit selget arusaama sellest, kuidas see rahastamine nende 3 aasta jooksul siis toimub ja kõik see, mida halduslepingus ülikoolidelt soovitakse, et kas see on ka siis nii-öelda finantsiliselt kaetud, et see ongi see, võib-olla see sõlmküsimus tegelikult. Aga härra Ilja, need baasnumbrid on ju praegu ministeerium ette andnud, ma saan aru, läbirääkimisteks. Et need on, ma ei tea, kas nii saab öelda, võta või jäta, et kas lepingute läbirääkimisel praegu on summade üle 3 aasta perspektiivis juttu või mitte, et kui summade üle juttu ei ole, valitsuse vaates praegu, siis tegelikkuses kas need lepingud praegu viibivad siis või nende sõlmimine viibib praegu sisuliste, ütleme siis mingite metoodiliste valdkondlike küsimuste ümber erinevate ülikoolide, kõrgkoolide lõikes, või nad viibivad siis seetõttu, et oodatakse valitsusel mingit siis rahastamise suurendamist või? Seda muidugi, sest et see, mis paistab pikaajalises eelarvestrateegias 27-28 on ju tegelikult sisuliselt ju miinus ja riigi ootused ju ülikoolidele on selgelt väljendatud selles halduslepingus ja nüüd ongi küsimus, kas siis need ootused lähevad kokku sellega, milline on see rahastamine ja kas ülikoolidel on kindlus sellest, mis siis tegelikult finantsiliselt hakkab toimuma aastatel 27-28,
Nii et jah, konkreetsetest summadest ei ole juttu, aga juttu on konkreetsetest tegevustest, mis eeldavad ka finantseerimist, et see on see probleemi koht. Ja ikkagi ülikoolidel on teatud mõttes ju ebaselgus selle tuleviku osas, mis just tuleneb sellest, millele ma äsja viitasin, sellest riigieelarve strateegias. Et lisaks, kui me lisame juurde veel selle uute tudengite põlvkonna suurenemise lähiaastatel, et siis siin võiks ikkagi mingi loogika tekkida ka selles, mida me näeme selles pikaajalises riigieelarve strateegias. Ja, härra Allas, palun. Aitäh. Minu küsimus on Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajale, et kas varasemast kokkuleppest eemaldumise põhjus on riigieelarveliste vahendite nappus ja ühtlasi ka siis selles tervikhariduse potis kõrghariduse prioriteetsuse vähesus ministeeriumi silmis või on mingid muud sisulised põhjused, et ei soovigi varasema kokkuleppe kohaselt rahastada kõrgharidust? Aitäh. Jah, vastan küsimusele, et eelarve vähenemine on ikkagi konkreetselt tingitud riigieelarve olukorrast ja üldisest kärpevajadusest ja kaitsekulude kasvu tõusust. Et kindlasti ei olnud selle taga soov vähendada kõrghariduse olulisust või seda ei nähta Haridus- ja Teadusministeeriumis prioriteetsena. Ja me ka praegu tegelikult koos ülikoolidega püüame ikkagi jõuda arusaamisele ühiselt, et milline see täpne rahastusvajadus tulevaseks perioodiks on, et püüame ikkagi vaadata konkreetsemalt sisse nendesse suurema kasvu valdkondadesse ja milline on see täpsem rahastusvajadus. Et halduslepingud ongi tegelikult kokkulepped ülikoolidega ja nad ei sisalda kokkuleppeid eelarvesummadega. Et kuna meie eelarveprotsess on iga-aastane, siis halduslepingus ei saa eelarvenumbreid 3 aastaks kokku leppida, aga varasematel aastatel oleme läbirääkimiste kaugus jõudnud selliste üldiste põhimõteteni, et kuidas seda halduslepingus kajastada, aga ka siis ei ole need konkreetsed summad halduslepingus olnud, selleks sõlmitakse iga-aastase rahastusega. Nii, aitäh, härra Landil oli repliik. Ja mul oli tegelikult, ma tahtsin sama kommenteerida, mida Kristi Raudmäe praegu ütles, et selle eelmise küsimuse kohta, et halduslepingud ei ole nagu otseselt rahastuslepingud, rahastuslepe on eraldi iga-aastane. Küll aga halduslepingus on kirjas ülesanded, mis ministeerium, ütleme jällegi igale ülikoolile annab ja näiteks just, et vastuvõtu suurenemise kohta, näiteks ma toon ka näite veel kord Tehnikaülikooli kohta, Tehnikaülikooli halduslepingu kavandis on praegu kirjas, et Tehnikaülikool peab suurendama halduslepingu perioodi lõpuks, siis kolmanda aasta lõpuks tehnika tootmise ehitusena, ütleme seda inseneeria rahvakeeles õppekava grupis ja ka IT õppekava grupis tudengite vastuvõtu osakaalusid ja veel kord, et see on ja võrreldes siis nüüd 25.–6. õppeaasta vastuvõtuga. Et kui ma enne ütlesin, et Tehnikaülikool võttis 2025.–26. õppeaasta alguses inseneeria samad õppekavadele vastu 30% rohkem tudengeid ja kui me kirjutame praegu alla, et me peame seda veel nagu suurendama, aga ei ole rahastust, ei ole taga, siis see ongi see, mida ma olen öelnud, et me natuke nagu kahvlis. Selge, aitäh. Ja mul on nüüd küsimus proua Raudmäele, et proua haridusminister avalike allikate kaudu andis teada, et haridusministeerium kavandab nii-öelda kõrghariduse rahastamist mingeid täiendavaid vahendeid, millest siin juttu oli, et kas need on siis suunatud ülikooli, vist oli üle 80 miljoni euro, oli vähemalt siis 4-aastased tsüklilised, mis vahenditega tegemist on ja mis meetmena siis või millise sihiseadega kavatsetakse need siis lülitada haridusvaldkonna rahastamisskeemi? Tegemist ongi nende samade vahenditega, mis on ette nähtud siis katmaks seda suurenevat vastuvõttu kõrgharidusõppesse, mis tuleb siis meie demograafilisest olukorrast. Ehk et me oleme
me oleme prognoosimas seda, et milline osa siis keskhariduse lõpetajatest peaks siis järgnevatel aastatel kõrgharidusõppesse jõudma, kui suur osa siis neist läheks nendesse kõige suurema kasvuvaldkonnaga vajadustesse ja teatud osa jaguneks siis üldiselt ka erinevatel õppekavadel ära. Ja need arvutused hetkel näitavadki, et järgnevatel aastatel need rahavajadused oleks siis vastavalt 12, 24 ja 35 miljonit ja tõesti kokku siis ligikaudu 100 miljonit eurot, ehk siis katta see suurenev vastuvõtuvajadus. Ja praegusel hetkel on veel nii, et need summad tõesti saaks siis kas eraldada siis sihtotstarbeliselt või liita nad tegevustoetuse mudeliga, mis annab siis kõrgkoolidele suurema vabaduse siis organisatsiooni siseselt rahajaotuseks. Aga samal ajal oleme me ka alustanud arutelusid koos erinevate osapooltega, ka kõrgkoolidega, et milline see tuleviku rahastusmudel võiks olla, mis siis paremini arvestaks riigi strateegilisi eesmärke. Mul on teile küsimus, et kui käimas on nüüd tuleviku strateegilisi eesmärke arvestava rahastusmudeliga aruteluga, siis meil oli niisugune arutelu oli 22. aastal. Viljakas, inspireeriv, saavutati mingisugune rahastusmudel. Et miks siis see tulevikku vaatav rahastusmudel ministeeriumile ei sobinud, kui ma ütlen nüüd 2025. aasta sügisel, ja teisest küljest, miks siis 2025. aasta sügisel neid tulevikku vaatava rahastamismudeli läbirääkimisi ei peetud? Et mis siis on muutunud või ei saavutatud arusaama? Mis siis on nüüd 90 kalendripäevaga, 60 kalendripäevaga muutunud? Võib-olla on siin et me räägime, kui me räägime rahastusmudelist, siis üks küsimus on see, et kuidas riigi poolt eraldatav tegevustoetuse summa jõuab kõrgkoolideni ja kuidas selle raames on riigi strateegilisi eesmärke võimalik arvestada. Ehk et praeguse rahastusmudeli järgi on see nii, et tegevustoetuse summa jõuab kõrgkoolideni arvestades halduslepingus kokkuleppeid, aga eraldi on võimalik eraldada sihttoetus siis väga konkreetsete kokkulepete täitmiseks. Aga selline rahastusmudel, kui tegevustoetuse mudel ei kasva üldiselt, tähendabki, et kõikide lisategevuste jaoks on alati vaja leida eraldi sihtotstarbelised toetused. Et see rahastusmudel, mida me tulevikuks arutame, püüakski jõuda sellise lahenduseni, kus see rahastusmudeli enda sees oleks võimalik neid strateegilisi eesmärke arvesse võtta ja sellest tulenevalt näiteks siis mõnedes valdkondades teatud kõrgkoolidele strateegilisi vahendeid suunata. Aga see, mis selle taustal on valitsuse kokkulepe või üldine ühiskonna kokkulepe, et kui suur see kõrghariduse rahastus peaks olema, et see jääb alati ju eraldi teemaks. Ehk et tollel hetkel 22. aastal jõuti kokkuleppeni selles iga-aastases kasvus ja seda kasvu viia ellu selle konkreetse rahastusmudeli järgi, sellega olid ülikoolid nõus. Aga hetkel, kuna me praeguseks ei ole suutnud anda konkreetseid perspektiive edasise rahastuse osas, oleme me ühtlasi võtnud arutlusega alla selle konkreetse rahastusmudeli, kuidas kõrgkoolide vahel see tegevustoetus jaguneb. See olukord on veidikene segane. Tähendab, et on paralleelselt käib, ma saan aru siis, kas ma siin õieti aru, et kõrgkoolidega arutelu uue rahastusmudeli üle, mis on siis pikaajaline ja paralleelselt käib vana rahastusmudeli alusel halduslepingute sõlmimine, mis on muutunud võrreldes varem kokkulepitud rahastamismudeliga. Et härra Land, et kas siis praegu kõrgkoolid peavad uue rahastusmudeli üle paralleelselt läbirääkimisi ja kas see on kuidagi seotud siis ka halduslepingute sõlmimisega, et kuhu me asetame selle praegu protsessi dünaamika? Jah, ma ütleks, et läbirääkimisi on nagu palju öelda, et ülikoolid peavad läbirääkimisi. Praegu on Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt kuigi tegelikult juba aastaga tagasi
kutsutud kokku kõrghariduspoliitika töörühm, kus on iga siis ka ülikooli, mitte ainult ülikooli, vaid kõrgkoolide esindajad, rakenduskõrgkoolid lisaks ülikoolidele ja ka Tööandjate Keskliidu juht ja tudengid, et kus jah, toimub siis arutelu selle üle, et ennekõike, et nüüd kasvavate noorte baasil, kes lõpetavad gümnaasiumi, üldse, et kuidas neid suunata seda riigi poolt vajalikesse, nimetame strateegilistesse valdkondadesse õppima, et täita tööjõuturu vajadust ja koos sellega siis on ka arutelu rahastusmudeli üle, aga ma ütleks, et see on praegu otseselt läbirääkimised, et need on nagu arutelud praegu, aga halduslepingute kontekstis on praegu ikkagi, et meie ülikoolid arvestavad praegu kehtiva mudeliga, rahastusmudeliga, mis on juba 10 aastat olnud ja selle kontekstis et on teadmatus tuleva järgmise 27-28 aasta mahtude osas. Selge, ja ma küsin üle ka veel, et härra Ilja, ma saan aru, et siis rektorid kavatsevad sõlmida need praegu ette antud skeemis, mis on siis riigi eelarvestrateegia skeem, kavatsevad need halduslepingud siis lähemas tulevikus sõlmida selle teadmisega siis, et see rahastamise edaline perspektiiv on autonoomne ja see kujuneb välja siis muudes formaatides. No loodetavasti saab need lepingud allkirjastada ja muidugi see, millest praegu juttu oli, see tuleviku rahastuse mudel, et see on ikkagi alles niisuguste esialgsete arutelude faasis, nii palju kui mina olen sellest aru saanud ja muidugi sellega kaasneb ka väga palju niisugust, või ma isegi võib-olla ei kardaks sõna dramaatilist, et siin kõlas ka läbi selline mõte, et siis nii-öelda prioriteetsetesse suundadesse nii-öelda ülikoolide vahel hakatakse seda rahastusmudelit siis nii-öelda tuunima. Ise olles ka nii-öelda olnud juba peaaegu 9 aastat rektor, ma mäletan neid aegu, kui tegelikult see nii-öelda see valem või see algoritm, mille järgi praegu neid kõrghariduse põgevustoetusi jagatakse, et kui ta nii-öelda muutub selliseks võitlusobjektiks või mingisugusega poliitilise mõjutuse kohaks, siis muidugi sellega kaasneb ka väga palju sellist lisapinget ja energiakulu, aga jah, nüüd vastus on kindlasti see, et selle uue mudeli sisse töötamine või selle õigemini välja töötamine või kujunemine, et see ikkagi võtab aega, et praegune nii-öelda see ees ootav halduslepingute periood ikkagi suuremal määral ikkagi on selle nii-öelda seni kehtinud rahastusmudeli baasil toimub. Härra Landil on repliik ja siis härra Alal. Härra Land, meil on mikrofon, teil on mikrofon kinni. Vabandust, ma sooviksin nagu öelda ikkagi üle, et minul isiklikult Tehnikaülikooli vaates ja ma olen ka enamus ülikoolide rektorite nõukogu vaates on ikkagi meil praegu on keeruline neid halduslepinguid sõlmida tänases teadmises, ütleme nii kaua selles teadmises, et mis see tuleva aasta rahastus saab olema, et me ei saa võtta kohustusi suvel võtta rohkem tudengeid vastu, kui meie teadmine on, et tegelikult rahastus järgmisel aastal langeb. Härra Allas. Aitäh. Minu küsimus on ka härra Landile, et palun nagu selgitage, et kui see 22. aastal sõlmitud kokkuleppest need 2-3% on nüüd vähem rahastatud, ja kui ka nüüd siis tänavu samamoodi, või ma ei tea, mis see protsent tuleb, et tooge nagu konkreetne näide, et millest siis ülikool konkreetselt ilma jääb, et mis jääb tegemata? Aitäh. Jah, kõigepealt ma siis alustan sellest, et kus me 22. aastal olime. Me olime 22. aastal olukorras, kus nagu selline kujundlik selline väljendus oli, et õpetaja teenib vähem kui õpetaja. Et need lektorid, kes õpetavad esimese kursuse tudengeid,
teenivad vähem kui need tudengid, kes hakkavad 3 aasta pärast teenima, eks ole. Et kõige suurem vajak oligi õppejõudude palgad ja nüüd see esimese tõusuaastate me oleme suutnud seda praeguse olukorda nagu päästa, aga täna me oleme jälle olukorras, kus meil ei ole võimalus, me oleme tegelikult samas olukorda hakkame jõudma, meil on täna ka, mul ei tule praegu täpselt numbrid meelde, Hanna Kanep võib seda nagu täpsustada, et kui palju on meil täna doktorikraadiga lektoreid, kelle palk on madalam, kui on ütleme üldhariduskooli õpetaja, ja neid on ikkagi päris palju. Et kõige suurem mure on loomulikult palk ja kõik need kasvavad kulud. Ja veel kord, et meie kõrghariduse rahastamise tase, ütleme, et meil on täna, kui võtame umbes 2010. ja 2011. aasta vääringus oleme tegelikult täna, et me hakkame taas langema ka suhtena sisemajanduse koguprodukti, et kui aastal 2013 oli kõrgharidus kogukulud olid 1,5%, 1,6%, Hanna võib mind täpsustada SKP-st, siis täna me oleme 1% peal ja me oleme suutnud seda 1% hoida just selle tõusu baasil, mis nüüd oli see 15%. Ja kui see nüüd peatub, siis ütleme ülikoolide kõige suurem kuluartikkel, mida ei ole ilus niimoodi öelda, on loomulikult töötajate palgad ja tööjõukulud. See seab jälle väga suure sellise surve alla, kuidas me suudame maksta õppejõududele palka. Ma toon näiteks ühe näite, et Tehnikaülikoole meil on ka oma arengukavas üks võtmenäitaja, me vaatame, mis on meie magistri lõpetajate palgad suhtena Eesti keskmise palka ja me saame need andmed Maksuametilt kätte 2024. aasta andmed viimati, mis me saime. Üks näide näiteks, et IT infotehnoloogia õppekava, informaatika õppekava bakalaureuse lõpetajate keskmine palk oli 2024. aasta, kes lõpetasid, oli eelmisel aastal natuke alla 4000 euro, mis tähendab seda, et see lektor, kes õpetab seda esimese kursuse tudengit, kui tema saab oluliselt vähem kui see lõpetaja teenib tegelikult, siis tal ei ole ju mingit motivatsiooni õpetada olla ülikoolis õppejõud, et ta võib seda tööd teha turul, et lihtsalt need on nagu reaalsed numbrid. Võib-olla Hanna võib üle täpsustada need konkreetsed numbrid, Hannal on need ilmselt peas. Ja, aitäh, et me oleme seiranud seda, et vaadanud just eriti doktorikraadiga lektorite seas, et kui suur osakaal nendest lektoritest teenib väiksemat palka kui üldhariduskoolide õpetajate keskmine on. Ja me alustasime 2022. aastal oli 27%, 2023. aastal oli neid 42%, sellepärast et siis oli üldhariduskoolide õpetajatel suurem palgatõus. Me oleme praegu prognoosime, et 2025 on see osakaal langenud 14% ja või siis doktorikraadita lektorite töötasu ehk siis need, kes on sama kvalifikatsiooniga kui üldhariduskoolide õpetajad, siis tegelikult sellel kõige keerulisemal aastal oli 73% neist teenis vähem palka kui õpetajate keskmine ja 2025 andmetel me prognoosime, et nende osakaal on langenud 42%. Et 2026 ilmselt see olukord ka paraneb, sest ülikoolid on tõesti väga tõsiselt võtnud seda kokkulepet ja suunanud lisanduvast rahast väga suure osa ikkagi õppejõudude palkadesse, eriti nooremõppejõudude palkadesse. Aga see murekoht on tõesti see, et mis saab edasi 2027 ja 2028, kus tegelikult väga suur ootus on ikkagi ja ülikoolide enda soov ka ju see, et ligipääs kõrgharidusele ei väheneks ja et need noored, kes praegu ikkagi gümnaasiumis on ja tahavad ülikooli tulla, et nad saaksid seda ka teha. Härra Land, palun. Ja ma täpsustan veel lisan veel juurde, et selle küsimusele, et kui ma ka viitasin näiteks Tehnikaülikooli kontekstis, et inseneeria kavadele seal praegu käimasoleval õppeaastal tudengite vastavus suurenes ligi 30%, üle 30%, ligi kolmandiku võrra. Sest see on nagu reaalne
reaalne kuluvõtt lihtsalt, et need on ju õppekavad, kus on palju suure praktika osakaaluga, näiteks ma toon ühe näite, et elektroenergeetika mehhatroonika on õppekava, kus vastavalt suurenes 140 tudengilt 220 tudengile 80 tudengi võrra. Ja need on siis õppekava, kus esimesel kursusel kohe on 5 kuni 7 tudengi suurused praktikarühmad, võime arutada välja, palju rühmasid tuleb juurde teha. See on nagu reaalsed kulud. Ja küsimus, et kui raha juurde tuleb, kus me kärpima hakkame, siis ütleme, et sealt me kärpides me ei saa, me peame tudengid edasi viima, aga kõige suurem surve tulebki õppejõududele ja õppejõudude ja kuidas me suudame neid tööl hoida või lihtsamalt öeldes. Mul on küsimus nüüd proua Raudmäele. Et kuidas teie kommenteerite seda väidet, kas see on teie meelest relevantne, et halduslepingud tegelikult riigieelarve strateegias rahaliste vahenditega 3 aasta perspektiivis ei ole kaetud? Kas on teie hinnangul kaetud, need halduslepingutes sisalduv sisulised ülesanded on kaetud siis rahalise baasiga, kas ülikoolidel on võimalik see täita selle eeldusega 3 aasta perspektiivis ja teiseks, kuidas teie kommenteerite või mis teie käsitlus siis on, et kas ülikool on selle või kas siis ministeerium on sellest teadlik, ka härra Landi tõdemusest, et sellise ebakindluse või kindlusetuse olukorras ei ole võimalik seda halduslepingut sellised tehioludel alla kirjutada. Jah, palun. Me tõesti tegeleme siin haridusministeeriumis praegu sellega, et leida need rahalised vahendid seda suuremat vastuvõttu tagamiseks ehk et ka minister on lubanud tõstatada seda riigieelarve aruteludel, et tagada nii see suurem vastuvõtt kui ka leida lahendused eesootava 6 miljonilise kärpe katmiseks. Ehk et mõlemad on meie jaoks olulised ja me soovime need halduslepingute sõlmimiseks ka lahendada. Aga lihtsalt veel taustaks, et tõepoolest, et need kasvud ei ole olnud sellises mahus, aga ma veel summade mõttes ikkagi toon välja, et kui 2022. aastal oli kõrghariduse tegevustoetuse eelarve 165 miljonit eurot, siis käesoleval aastal on kõrghariduse tegevustoetuse eelarve planeeritud üle 290 miljoni euro, et see kõrghariduse eelarve on siiski 130 miljoni euro võrra kasvanud. Ehk et seal ikkagi üksjagu neid võimalusi olukorda parandada on nendest vahenditest olnud ka vaatamata sellele, et see eelarve kasv ei ole olnud piisav vastavalt kokkuleppele. Aga me tegeleme sellega, et eelarve kataks ära selle suurema vastuvõtu vajaduse. Täpsustan üle lihtsalt, et kuna see jääb veidi salapäraseks. Valitsus on kinnitanud riigieelarve strateegia, seadusandja on kinnitanud riigieelarve. Et nüüd ongi huvitav, et kus ja kes tegeleb, ma küsin nõnda, et milles see seisneb, et miks seda siis ei tegeletud 25. aasta jooksul, kus me oleme 26. aastal ees, et keegi tegeleb, et kas see on siis ülikoolide surve on seda ajendanud või milles on siis toimunud nagu teadmusnihe, ütleme nii nooblilt? Et 25. et senistel eelarve läbirääkimistel vaadates, millised langused olid mitmetes teistes valdkondades, on tegelikult Haridus-Teadusministeeriumi poolt oleme suutnud hoida seda kõrghariduse kasvu ehk et kõrgkoolidel ei kärbitud tegelikku eelarvet, vaid kärbiti ainult seda kasvu. Nii et me oleme seisnud kõrgkoolide rahastamise eest ka senisel perioodil ja kuna tõepoolest oli see valitsuse otsus seekord, et neid kasvuvajadusi eelarve läbirääkimistel eelmisel aastal ei arutatud, siis me kindlasti soovime, et neid arutataks nüüd. Aga ma küsin siiski üle, kas halduslepingud on tegelikult riigieelarve strateegias rahaga kaetud või mitte? See on põhimõtteline küsimus. Et kas võetakse kohustusi, kui nüüd kõrgkoolid võtavad kohustusi ilma teadmiseta, et seda riigieelarve strateegia rahastamiskatet ei ole? Et kas praegu on need halduslepingud rahalistelt kaetud sisu mõttes? See on kõige olulisem küsimuse püstitus praegu.
No, eks see ongi see koht, kuhu me läbirääkimistel oleme jõudnud, et kuna see tegevustoetuse eelarve kasv on siiski olnud, siis meie lähtekoht oli sellest, et kas sellise summadega ka andes lubadusi nagu see miinus katta, on võimalik halduslepingute läbirääkimistel kokkuleppeni jõuda, kuna me praegu oleme jõudnud punkti, kus kõrgkoolid rõhutavad täiendava rahastuse vajadust, siis me sellega ka tegeleme. Ehk et see ongi see, et kuhu me läbirääkimistel oleme jõudnud, ülikoolide vaatest ei ole see piisav ja sellega me tegeleme. Ma siiski küsin, et aga mis see delta siis on, et kui ma õieti aru saan, et praegu jutt käib, kas siis ülikoolid on sõnastanud oma mingisuguse ja millal need läbirääkimised algasid, kas need hakkasid siis 2026. aastal või? Et ma küsin seda, et millal siis need halduslepingu läbirääkimised kõrgkoolidega algasid, terve mõistus nagu ütleks, et läbirääkimisi peetakse enne, kui mingi periood tekib. Praegu meil on see periood ju käimas. Ja milline on siis erinevate arusaamade summa vahe ja millisel moodusel siis kavatseb ministeerium, veidike tundub see asi, mis on mulle murelikult, et jagatakse veksleid, millel ei ole katet valimiste järgsesse aega praegu. Ja see on muidugi võib alati vabanduseks öelda, et see käib, ma vaatan kõigis eluvaldkondades erineval moel, aga praegu on selge, et selle taga on ühe eluvaldkonna väga põhimõttelised ja muredlikud küsimused. Et mu küsimus on selles, et millal need läbirääkimised siis algasid halduslepingute üle? Ja kui suur on see summa erinevus, mida praegu siis tõlgendatakse ülikoolide ootuste vaates ja sest tegemist on ju rahastamisskeemi, stabiilsust tagava rahastamisskeemi lubaduse äravõtmisega, selles see probleemi ongi. Läbirääkimised jah, et konkreetsed arutelud kõrgkoolidega algasid tõesti hilissügisel, aga see ettevalmistusperiood, 25. aasta hilissügisel, aga see ettevalmistusperiood on loomulikult olnud pikem, et juba kevadel oleme pöördub juba rohkem kui pool aastat enne järgmise perioodi algust pöördub haridusministeerium tavapäraselt erinevate ministeeriumite, erinevate erialaorganisatsioonide ja ka kõrgkoolide endi poole, et küsida siis ettepanekuid järgmisesse halduslepingu perioodi. Et kindlasti võib öelda, et halduslepingu läbirääkimised on kestnud juba rohkem kui pool aastat, aga tõesti rahastamise teema ja need sisu eesmärgid, et millal üks või teine aktuaalsemaks muutub, et need on siin erinevatel etappidel tekkinud. Jah, härra Alas. Minul on lihtsalt repliik, et kui me täna kõrghariduse mõttes räägime rahastuse suurenemisest, siis tegelikult me ju räägime varasema võla osalist katmist ehk suure puudujäägi katmist, et praegu hetkel on lihtsalt see puudujäägi katmine siis või peatumas, et see on nagu see asja mure, et muidu seda kuulab ka üldsus väljaspoolt, et saadakse aru, et hariduses oleks nagu tohutu kasv, või kõrghariduses tegelikult on see puudujäägi katte pidurdumine. Aitäh. Nii, aga ma tulen selle juurde tagasi, ma küsin teilt, proua Raudmäe uuesti, et ülikoolidele, ma saan aru, andis kindluse teatud skeem, mis oli rahastusmudel. Sellest skeemist, see skeem enam ei toimi, või seda skeemi enam olemas ei ole sellisel kujul. Proua Raudmäe, kas nii võib väita? Pigem rahalise kindluse andis see valitsuse kokkuleppe ülikoolidega, et rahastamise kasv halduslepingu perioodil on 15% aastas, et see on see, mis andis kindluse, rahastusmudel on ja sellest eraldi sellise. Jah, aga seda kokkulepet, nimetame seda siis skeemi asemel kokkuleppeks, seda kokkulepet enam ei ole. Hetkel seda kokkulepet ei ole ja seda me oleme ka halduslepingute läbirääkimistel arutanud, et milline on see ülikoolide ootus, et mitme protsendiline või millest võiks sõltuda iga-aastane kasv tegevustoetusel, et seda me oleme ka ülikoolidega arutanud. Ja ma küsimus on, millal sellest kokkuleppest, väga oluline on tõestada, kas õige asja või vale asja puhul, aga millal ja kes selle otsuse tegi, et see kokkulepet enam ei ole? Et oskate proua Raudmäe seda meenutada, mis ajal see juhtus, ütleme siis valitsuse vaates või ministeeriumi vaates?
Kokkulepe mingi hetkeni ju eksisteeris, eks ole, vähemalt eeldati kokkuleppe osalistel poolt, et kokkulepe on olemas ja mingil hetkel ei olnud kokkulepet. Küsimus ongi, et mis oli see ajapunkt, millal kokkulepe lõppes ja kes selle otsuse langetas, et kokkulepet enam ei ole? See kokkulepe oli tehtud eelmiseks halduslepingu perioodiks ehk oligi tehtud aastateks 23–2026. Ehk et uus kokkulepe, milline peaks olema alates 26 pluss rahastamine, ongi nende halduslepingute arutelude üks teemadest. Ja see, et sellest 15% kasvust ei ole võimalik kinni pidada, selle leppiski valitsus kokku eelmiste eelarve läbirääkimiste käigus seoses kaitsekulude vajadustega. Nii et kaitsekulud, eks. Üldised valitsemiskulud kasvavad 1,9 miljardit, on 24 versus 26 kasvanud, aga see on nagu laiem teema. 2 miljardi jagu kohustusi, mis oli või tegelikult siis vahendeid jäi ka realiseerimata meil siin 24. aastal, aga see selleks. Et ma tulen tagasi, nii et see tegelikult kokkulepe on valitsuse poolt üles öeldud siis 25. aasta sügisel, 26. aasta eelarve ja eelarvestrateegia tegemise käigus võib nii öelda, jah? See oli see aeg, jah? Et kuni 26. aastani seda kokkulepet täideti? 24. aasta rahastus kasv oli 13% ja 25. oli 13% kasv, 26. tuleb planeeritud 11% kasv, et need on need, kus 25. aasta eelarves oli siis juba väiksem kasv. Aga kust teie teate, proua Raudmäe, et see riigikaitsekuludeks läks? Minul on informatsioon, mida on öelnud erinevad ametnikud, et see läks hoopis Reformierakonna maksuküüru projektile, see kõrghariduse raha. Proua Raudmäe, korrigeerige mind, et kas te teate, et see raha läks just riigikaitsele, mitte Reformierakonna maksuküürule? Ma tögan teid, ma ei taha teid panna ebamuguse olukorda, need on ilmselt küsimused proua Kallasele, kellel ei olnud aega tahtmist või soovi siia tulla arusaadavatel, ka mingit pidi mõistetavatel, kuid mitte vabandavatel põhjustel. Mu küsimus nüüd, ma tulen siiski tagasi selle juurde, proua Raudmäe, et ma saan aru, et siis leping, kokkulepe öeldi üles juba 24. aasta eelarvega, me võime öelda, seda 15% skeemi enam ei toiminud. Et tegelikult 23. aasta sügisel siis öeldi üles, jah? 24. aasta sügisel öeldi üles, selge. 24. aasta sügisest enam seda kokkulepet ei olnud ja proua Raudmäe, et ma küsin nõnda, et milline siis teie meelest, kui te kirjeldate, on rektorite nõukogu ootus? Kas see ootus on naasta varasema kokkuleppe juurde või mingi muu? Ja kui ma ütlen nõnda rahastamis nagu pikaajaline kokkulepe, et milline on proua Raudmäe teie meelest rektorite nõukogu ootus ja teine küsimus, et milline on siis see põhimõte või printsiip kõrghariduse rahastamisest, mis täna valitsusel on, mille alusel kinnitati riigieelarve strateegia 26–29? Et rektoritega me oleme arutanud, et rektorite ootus oleks 7–10% iga-aastast kasvu, Hanna ja et ta saavad kindlasti oma poolt kinnitada, milline on olnud see üldise tegevustoetuse kasvu ootes rektorite poolt. Ja tõesti, täiendav on siis see küsimus, et kas see kasv mingis ulatuses kataks ära suurema vastuvõtuvajaduse või siis see vajab veel täiendavat ressurssi, ehk meie arvutused oleme siin teinud ja see täiendav ressursivajadus on siis 12–35 miljonit eurot aastas järgnevatel aastatel. Ehk et need on siis need summad, mille osas siis me loodame, et valitsus lähiajal või siis riigieelarve läbirääkimistel kokkuleppeni jõuab. Aga ma küsin, et aga mingi teadmine meil on täna riigieelarve strateegiat kokku pannes, ja sellest saab tuletada välja siis kavatsuse, mida võib ka korrigeerida üks või teine mingi hetkel, aga milline siis praegu, te ütlete, 7–10% on rektorite nõukogu ootus, et 15% kasvu loogikast ollakse loobutud, aga milline on siis praeguse riigieelarve strateegias kirjas olev numbrid, millest saab lähtuda, et milline see kõrghariduse rahastamise kasvu number siis on?
Kehtiv kõrgharidusstrateegia kahjuks seda tõusu ei arvesta, vaid tegevustoetuse eelarve jääb sisuliselt samale tasemele, nagu on käesoleval aastal, miinus siis 6 miljonit eurot, mis siis on aastate peale jagatud kärbe, mis siis jõuab siis viimasena kohale 2027. aastal. Et hetkel riigieelarve strateegia summad selle kasvuvajadusega jääb. Ja mu küsimus on, ma küsin veel üle ka selle küsimuse, mis ma paar korda olen küsinud, proua Raudmäe. Kas halduslepingute sellisel kujul sõlmimine praegu, siis kui seda kasvu kõrgharidus, selle strateegias ette nähtud ei ole, vaid see on samal nivool, näeb ette kohustuste võtmise kõrgkoolide poolt, ülikoolide poolt, milleks ei ole nii-öelda dokumentides planeeritud rahalist katet või mitte? Varasematel aastatel me oleme jõudnud kokkuleppeni sõnastada ka halduslepingutesse punkt, et kui riigi poolt erinevate tingimustel rahastus kokkulepitud tasemeni ei jõua, on ülikoolidel õigus algatada ka lubadustest taganemine. Nii et me oleme varasemalt sellise punkti halduslepingutesse sõlminud. See oli ka kehtivates lepingutes. Nii, aga härra Land, et kas rektorite nõukogu ootus oleks siis, milline on rektorite nõukogu ootus siis selle stabiilse rahastamismudeli üle, mis kõrghariduse jätkusuutlikkuse tagaks, ka arvestades seda siis demograafilist, mitte erakorralist, aga siis hüpet, mis aset leiab põlvkondlikult meil? Jah, ma ei tea, kas seda nimetada stabiilseks, et stabiilne tähendab nagu pikaajalist. Me praegu räägime ka rektori nõukogu teinud ettepaneku praegu halduslepingute perioodiks 27, 28 ja tõepoolest rektorite nõukogu ootus oli, et kõrghariduse tegevustoetus kasvas 10% aastas. Et see arvestaks siis ka lisanduvate tudengitega kaasnevad täiendavad kulutused ja pluss või see, et nimetamise natuke üle 30 miljoni euro vajaku täitmise puutujääk. Aga 10% aastas oli meie ettepanek haridus- ja teadusministrile eelmise aasta lõpus, kui hakkasime läbi rääkima halduslepingute üle. Jah, aga vastuvõtteks ta 3-aastane leping ongi, see on ju bakalaureuse õppe aeg, ütleme, noori võetakse kõrgkooli nõnda edasi. Kas härra Land, teie vaates siis halduslepingute sõlmimine sellisel kuul või kohustuste võtmine toob kaasa ülikoolidele kohustusi, mis tegelikult ei ole rahaga kaetud siis selle 3-aastase perioodi jooksul? Jah, toob küll, jah. Toob kaasa ja kas see on teie meelest siis lahendus, mida kirjeldas proua Raudmäe, et praegu sõlmitakse halduslepingud, noored võetakse ülikooli vastu, ma ei tea, selle aasta sügisest ja nõnda edasi, ja siis ülikoolid saavad öelda mingil hetkel, et kui riik raha ei anna, et siis lihtsalt sellest lepingust taganetakse. Oleks see niisugune siis leidlik ja stabiilsust pakkuv lahendus? Ei, see ei ole stabiilsust pakkuv lahendus, sest seda me tahaks igal juhul vältida, sest veelgi, et tudengid on vastu võetud ja need tudengid ülikoolide kohustus need tudengid lõpuni viia. See ei ole kuidagi hea lahendus. Et me ütleme üle, et me igal juhul sooviksime seda vältida. Aga proua Raudmäe, mul on nüüd küsimus. Meil on veebruari keskpaik ja need lepingud ei ole ju viibinud mitte juhuslikult, mitte mingite nüansside ümber õppetoolide nimetuste ja muu osas, ma oletan. Mu küsimus, see on tegelikult erakorraline viibimine. Meil on praegu ju normaalolukorras oleks need lepingud olnud sõlmitud ju teades ka eelarves kirjas olevaid vahendeid ja riigistrateegiat oleks ju olnud eelmisel kalendriaastal sõlmitud, eks ole. Te ise viitasite ka, et läbirääkimised on käinud siin väga pikalt. Ja te ütlete, et niimoodi otsitakse lahendusi nõnda edasi. Aga mu küsimus on, ja mul on muidugi teile, ma küsin teie käest, tegelikult on see ju ministrile küsimus, aga ma küsin teie käest, teil seda informatsiooni on selle valdkonna juhina mingisugusel kujul vähemalt ministriga koostöös arutades. Milline siis see lahendus on?
lepinguid sõlmitud praegu ei ole, ebastabiilne olukord on õhus, te otsite lahendust, milles see lahendus tegelikult siis praegu, veebruar, keskpaik 26, milles see saaks seisneda? Jah, ma alustuseks täpsustan, et meie poolt kindlasti me ei näe seda, et juba vastu võetud üliõpilastest tuleb loobuda, et pigem on see jah, et need kohustused, et kas sellise vastuvõtuga saab jätkata tulevikus, et üliõpilastele kindlasti sellisesse olukorda ei tohi panna. Aga eks see lahendus saabki olla lihtsalt sellele kokkuleppele jõudmine rahastuse summa osas ja kuidas suudaks siis me riigina garanteerida, et selline summa järgnevatel aastatel ülikoolideni jõuab. Et see saabki olla ikkagi selle kokkuleppe sisu. Aga jah, kuidas täpselt siis kahjuks jah ametnikuna siin ei ole jah, et lahendus on kokkuleppe rahastamisskeemina, mis kehtis kuni me tuvastasime 24. aasta sügiseni. Nüüd on küsimus selles, et peaks mingisugune uus kokkuleppeline skeem tekkima, aga seda skeemi meil ei ole. Aga ma küsin üle, et lahendus on kokkuleppe ütleme siis lepingu perioodilise rahastusskeemi osas, et kas te möönate, et tänane siis rahastusskeem, mida ju näevad dokumentides ja mis on fikseeritud, ma ei tea, kes on kõrgharidusstrateegia kinnitanud, ma oletan, see on valitsuse kinnitatud dokument või ministri kinnitatud dokument, seal on ju see lahendus olemas, aga kas te siis möönate, et tänane rahastusskeem ei ole optimaalne? Kas seda ministeerium tunnistab? Et on viga tehtud, et tegelikult see praegune olukord ei ole aktsepteeritav ministeeriumile. Et tegelikult jah, kõrghariduse rahastuse osas ei ole ju kokkuleppeid, nii nagu teadus-arendustegevuse osas kokkuleppe valitsusparteide ülene tagada 1% osakaal SKT-st, et kõrghariduse osas selliseid kokkuleppeid ei olegi tehtud ei strateegia tasandil, ehk et see eelmise perioodi kokkuleppe halduslepinguks 23–26 oligi tegelikult erakordne võrreldes varasemaid aastaid. Ehk et ka varasemalt on kõrghariduse eelarve pigem olnud iga-aastaselt otsustada ja sellist pikaajalist skeemi ei olegi olnud. Nii et siin jah, et ei saa öelda, et on viga tehtud või eksitud, lihtsalt, et sellist kokkulepet või põhimõtet ei olegi varem ei ühiskonna ega valitsuse tasandil olnud varasem. Küsimus on selles, et te ütlete, et otsitakse lahendust, et ütleme, ma ei tahagi teile sõnu suhu panna või pressida välja asja, mida te öelda ka ei soovi, aga mu küsimus on nüüd selles, et kui ministeerium soovib praegust platood muuta, ma saan aru siis, kõrghariduse rahastamise 3 aasta tsüklis, kas nii on korrektne, võib öelda? Jah, kuna me oleme näinud, et me ülikoolidega sellises tingimustes kokkuleppeni ei ole jõudnud, siis järelikult on vajadus taotleda sinna lisavahendeid. Ja te kavatsete taotleda lisavahendeid lepingu mahus, millises summas siis? Tähendab lisavahendeid, see on siis 27. aasta eelarvesse siis ja eelarvestrateegiasse võtta valimiste järgselt need kohustused. Mind kangesti huvitab ka, et mis need lisavahendid siis on? Need ongi need numbrid, mida ka minister on siin eelmisel nädalal välja käinud. Need 80 miljonit eurot. Jah, mida ma ka ütlesin. Ja et need on need baasnumbrid, mida me siis ka tõesti omakorda veel ülikoolidega arutame, et vaadata sisse nendesse konkreetsematesse valdkondadesse, nendesse vajadustesse. Härra Land, ma küsin nüüd teilt, et ma saan aru, teil käivad siis selle 80 miljoni euro üle läbirääkimised ministeeriumiga, mis on nagu rektorite nõukogu positsioon siis selles osas. Need numbrid on loomulikult üks Exceli tabel, eks ole. Ja me ei ole jõudnud nende numbrite osas läbirääkimisteni veel, et me oleme praegu rääkinud halduslepingute üle, kui jah, taustal on siis rahastus, aga me ei ole konkreetselt nende numbrite üle läbirääkimisteni jõudnud. Need numbrid tulid ministeeriumi poolt ma arvan, nädal või paar nädalat tagasi. Me ei ole jõudnud sinna ülikoolidega läbirääkimisteni. Aga see ongi tegelikult ju praegu nende halduslepingute põhituum küsimus, eks ole, härra Land, nii võib öelda. Rahastamise ebastabiilsus, ebakindlus, see ongi põhiküsimus. Jah, ütleme niimoodi, et tuumküsimus on see, et halduslepingud
kokkulepete täitmine ei ole tagatud rahaliste vahenditega Jah, tänase teadmise juures. jah. Ja nüüd selleks, et kõrgkoole maha rahustada, on siis minister või ministeerium või keegi kirjutanud ühe hulga numbreid kokku, millel ei ole õiguslikku siduvat katet ja nüüd on küsimus, et kas te ostate selle kauba ära, et näidatakse neid numbreid ette, need numbreid, mille üle läbi ei ole räägitud. Ja mul on palve, et proua Raudmäe, kas te saate selle, kui need on välja käidud avalikkusele, ega nad saladus ei ole, et saate eelarve kontrolli komisjonile ka, et siin on küsimus selles, et praegu siin tekivad juurde veel uus rida siis nagu põrandaalused kohustused riigile, mida võetakse valimiste järgselt ja ma arvan, neid oleks oluline siis tajuda ja aru saada. Et paluks need saate. Mul on küsimus ka, mis siin oli ülikoolide autonoomia koha pealt, et ma vaatasin proua Raudmäe, et Haridus- ja Teadusministeerium on nõudnud põlevkivitehnoloogia õppetooli sulgemist või ümbernimetamist Tallinna Tehnikaülikooliga sõlmitavas lepingus, et millest see proua Raudmäe nii detailne sekkumine ülikooli tegevusse on olnud tingitud, et on see tavapärane praktika ministeeriumis? Me ei ole nõudnud selle õppetooli sulgemist ega selle ümbernimetamist, vastavalt siis seadusele lepitakse kokku halduslepingus ka riigile oluliste professuuride loetelu ja Haridus- ja Teadusministeeriumi poolne ettepanek oli põlevkivi professuuri asemel kaasaegsete energiatehnoloogiate professuur laiemalt ja selle riigile prioriteetse professuurina kokku leppida, aga see ei puuduta kuidagi seda ülikoolis toimiva põlevkivi professuuri tulevikku, aga lihtsalt, et riigile prioriteetselt oleks sõnastatud kaasaegsed energiatehnoloogiad laiemalt. Aga mis see enne oli, mis selle professuuri nimi enne oli, mida te tahaksite nüüd nimetada kaasaegsete energiatehnoloogiate professuuriks? Ütleme, et see kokkulepe puudutabki lihtsalt seda professuuride loetelu, ehk et see kuidagi ei puuduta seda, milliseid professuure ülikool üldiselt avab ja millised kõrgkoolis olemas on. Ehk et meie soovisime seal, et oleks selles loetelus kindlasti ka kaasaegsed energiatehnoloogiad. Arusaadav, et ja seal ei oleks siis seda põlevkivitehnoloogia professuuri. Et me võime seda nimetada, kas oli ümber nimetada, mitte ma ei hakka sellega norima, aga ütleme, tulemus vist on, või vähemalt tulemus siis transformeerub millekski taoliseks. Aga tõesti, ma tänan kõiki koosolekul osalejaid, mul on palve, et see olukord on häiriv, tunnistan ausalt, mul on palve, et siis saata ministeeriumil see nii-öelda kavandatav niisugune läbirääkimis, või mis on siis see positsioonipaber täiendavaks rahaks, mis siis muudaks või vähemalt tekitaks riigile kohustusi siis eelarvestrateegia perspektiivis ja siis proua Raudmäe, milline on ministeeriumi käsitlus, millal peab ministeerium optimaalseks ja mõistlikuks halduslepingut sõlmida ajaliselt? Meie järgmised kohtumised ülikoolidega on planeeritud veel veebruarikuu jooksul, veebruari lõpuni, et me loodame ikkagi konstruktiivselt edasi minna. Et tegelik ootus oli ikkagi jõuda kevadel lepingute sõlmimiseni ja mitte jääda sügisesse. Aga kuidas toimub praegu lepingu puudutab ajalist perioodi kalendriaasta 26 algusest, on nii? Et kas siis, kuidas praegu siis ülikoole veebruaris 26 rahastatakse, millise valemi alusel? See on ette kokku lepitud eelmises halduslepingus, ehk siis 25. aastal lõppenud halduslepingus, et kui erinevatel põhjustel halduslepingu sõlmimine viibib, siis kõrgkoolid saavad rahastust samas mahus nagu kalendriaastal, ehk siis praegu siis kõrgkoolidele jõuab igakuiselt 1/12 2025. aasta rahastus. Selge. Nii, aga siis komisjon võtab teadmiseks ja siin on selge, et selle nii-öelda riigieelarve mõjusid ühel või teisel suunal on ja praegu tekkinud olukord on kindlasti väga
väga keeruline. Ja ma arvan, mõistlik on ka komisjoni poolt saata kirjalik küsimus või kirjalik siis selgitus ka ministrile selle kujunenud olukorra kohta, mis on ministri kavatsus ja milliseid riigieelarve kohustusi see kaasa toob, siis praegu selle olukorra, selle konundrumi lahendamine. Aga aitäh kõigile ja sellega ma loeksin koosoleku lõppenuks. Suur tänu!